Ai tervist, teie ka siin. No, aga lähme siis. Olen oma raamat ära, lähme siis aknast menema. Lõues külm ka. Te juba muidu saite ise pöörtsi maitstada. Te kindlasti mõtlete, kus suke kasevana tuleb. Ma olen sündinud siin samas Kasei külas, üles kasvanud nende samade kaskedega koos, kaskede keskel. Ja ma olen titest saati kasemahla korjanud põhimõtteliselt. Ja ega ma muud väga ei joogi, joon seda kasemahla, see on suvel värske, kevadel sügisel käärind. Ja siis ega muud ei olegi vaja ju, miks seda limonaati vaja on, seda ma üldse ei joo, kasemahla. Kasepuud olete kõik näinud, on ju. Nad on sellised rahvuslikud puud justkui, et nagu meie üks lipu värv on sellised ilusat valget värvi. Ja siis musta on ka sees ja noh, et paned taeva taustaks ning siin täna vist väga ei mängi välja, aga no eesti keelem ongi suke, et sinimust hall vahest, sinimust valge, sinihall must. Aga miks ma siis seda Kasekooli õige alastusin? See Kasekool, see Kaskede elukool, no sellepärast, et ikka inimesed mõistaksid seda kasemahla. Et praegu poodidel ettidel ilmub seda mõnusat värki, vähem ja rohkem mõnusamat igasuguste, juba on segadus majas on ju, seda tuleb igasuguste lisanditega ja tuleb igalt poolt igast riigist. Tuleme siis tagasi see kasepuude juurde. Kasepuud on sellised toredad puud, nad arvastavad sellised happelist pinnast ja siis nad kasvavad seal, kus palju vett on. No siin pole praegu näha, siin on kõvasti lund peal. Siis kui see lumi siin ära sulab, maa hakkab pehmenema, siis kask hakkab nüüd mühinal imema seda vett kõik sisse, et pungadele anda uut ja värsket jooki. Ja siis meie seda niimoodi saamegi, et toime väikse augukese sisse, aga rohkem ei tohi teha kui üks väikse augukese sisse, ega tal valus ei ole. Paneme tila siia otsa ja purgi alla ja siis seda tulebki. Aga no eks me seda siis järgmises osas räägime natukese lähemalt, et sissejuhatuseks ma arvan, et käib küll. Näeme jälle!